Hei, ma olen Mattis, ma mängin Harujukut, kes on Warforged Warlock. D&D-d ma hakkasin mängima tänu Svenile. Tema tegi siis oma sellise maailma nagu Tormivari ja D&D versioon oli siis 3.5. Ja see oli mu esimene D&D tegelane üldse. Ta oli üks päkapikk druid. Ja pean ütlema, et tol ajal ma olin üsna mörderhobo, nii et siis need kõik seiklused olid väga kaootilised, aga samas väga lõbusad. Müükose maailm on siis üks spetsiaalne fantaasiamaailm, mille ma mõtlesin Joosepile ja Taavile välja, et me saaks kõik kolmekesi mängida. Ja see maailma loome sai alguse sellest, et Taavi, kes tegi oma esimest D&D karakterit üldse, tahtis olla Minotaur. Barbar Minotaur. Ja ma mõtlesin, et millisesse maailmasse selline tegelane sobiks. Nii et ma siis kombineerisin kokku oma paljud huvid nagu Kreeka mütoloogia, Magic the Gathering, mingid lemmikkaardid ja sellised landid, mis mulle väga meeldisid. Ja siis sinna on pandud sisse ka üsna palju õudust ja siis fantaasia ulmet. Nii et selline see müükos on. Üks mul lemmiktegelasi ja üks kõige pikaajalisemad tegelasi on üks sinist värvi barbarist Firbolg nimega Botvus. Ta on üks tore naisterahvas, siuke hella südamega hiiglane ja ta pidi olema tegelikult üks külalismängija ainult mõneks mänguks, aga ta jäi päris pikaks ja ta elab siiamaani. Tema üks suurimaid saavutusi on see, et pärast seda, kui ta alistas ühed kurjad vampiirid ühe saare peal, siis ta ülejäänud elu, kangelase järgne elu möödus siis niimoodi, et ta hakkas tegema rüütliturniire, mis olid natuke stiilis nagu maadlus. Ehk siis siuke tore viis, kuidas moodi kangelased saavad pärast seiklusi veel midagi ägedat teha. Ehk siis maadelda nagu rüütlid. Harujuku sündis Prügimäel. Seda ei saagi muud moodi öelda. Tal on ema nimega Alma Mutter, kes on üks pool ork, kes töötabki siis Prügimäel, kuhu leiavad oma teed igasugused kangelaste relvad ja träni ja kuskilt prügi alt ta lõpuks leidis siis ühe katkise Warforgedi, kelle ta poputas üles, tegi korda. Aga selle Warforgedi mõistus ei saanud kunagi päris oma endist sära tagasi ja sealt tuligi siuke toitu Harujuku. Ma valisin Harujuku jaoks Warforgedi sellepärast, et ma tahtsin, et meie punt oleks hästi ühtne ja seega ma tahtsin mängida kedagi, kes oleks selline kuidagi nagu teener ja siis mul läkski mõte sinna peale, et siuke hea teener on robot. Ja siis Warforged ongi D&D maailmas üks ideaalne versioon fantaasiarobotist. Ma valisin Warlocki sellepärast, et kunagi ma olin ka Edgelord, aga ma nüüd tahtsin võtta Warlocki ja siis kõik need klišeed, mis on see, et on siuke tumeda taustaga Edgelord ja laseb kogu aeg Eldritch Blast välja. Ma mõtlesin, et hea katsumus on seda kuidagi moodi mängida tüübist väljas, et ta on ikkagi sama klass, samade oskustega, ta ikka laseb Eldritch Blaste, aga ta ei ole üldsegi mitte see tavaline kujund Warlockist, keda sa arvad, ma julgen väita. Maarus on Harujuku patroon, see on siis selline tume jumalus, kes sosistab Harujukule ja kutsub teda siis oma Maaruse haua poole ühel või teisel põhjusel. Harujuku jaoks on Maarus selline isafiguur, aga see võib olla väga ekslik. Eks näis, kuidas läheb. Nii palju kui ma tean Maarusest, siis ta oli korra ja sõjaga seotud jumalus ja ta võis võib-olla hävitada ühe puu, ühe metsahaldjate puu. Ärge seda Trikstanile öelge. Harujuku kui tegelase lootus on kindlasti see, et
ta sai inspiratsiooni ühest raamatust, mille ta leidis siis kõrtsist. Selle raamatu nimi oli... Kas ei olnud see Gregorise saladused? Jah, Gregorise saladused. Kes mul on see? Harujukugi tegelase üks suurim lootus on saada endast sama kuulus raamat kui Gregorise saladused. See on siis üks naljaka nimega raamat, mida Harujuku ja sõbrad leidsid ühest kõrtsist. Ja Harujuku on veendunud, et ta ainult siis kangelasena on nagu õnnestunud, kui temast on ka kirjutatud selline raamat. Nii et praegu on lootus teha ägedaid seikluseid, võib-olla tappa mõni jumal ja siis lasta raamat välja anda. Mängijana ma tahaks teha ühte asja, mida ma olen kogu aeg üritanud, aga ma pole kunagi päris hästi saanud. Ma tahaks kangelaslikult tegelasena surra. Et kedagi kaitstes. Ja ma olen alati proovinud, ma olen tegelastega olnud viimane, kes hoiab mingit varisevat katust või hüppab draakonitule ette, aga ma alati pääsen. Tegelastena me tihti vaatame Aradori maailmakaarti, aga ma tihti jään ise sinna seda kaarti õllitama, sest et Joosep on teinud väga ägeda World Anvili kaardi sellest maailmast ja see lihtsalt on nii lõbus klikkida mingi linna või küla peale ja siis lihtsalt jääda lugema. Ja nad on kõik nii erinevad ja ma lihtsalt loodan, et me saame neis poolteski nendes kohtades käia. Uutele vaatajatele kindlasti vaadake eelmisi osi, sest et seal juhtub nii palju ja öelge mulle, mis toimub, ma ka ei tea mõnikord. Aga uutele mängijatele ma kindlasti tean, mida uutele mängujuhtidele soovitada, et tihti mängujuhina sa võid arvata, et sa pead hästi palju ette valmistama ja mõnikord see sinu ettevalmistus elabki ainult sinu peas, nii et sa ei jõuagi kunagi mänguni. Nii et proovige vähemalt, kui saad 1 või 2 sõpra kokku, siis juba nendele tee midagi ära ja ära muretse ja proovi see asi, mis sa oled välja mõelnud nagu peast välja saada. Et ma arvan, et kõik on tänulikud pärast. Aitäh teile küsimuste eest ja aitäh, et te kaasa elate ja räägime Discordis, me oleme seal päris tihti ja ma ei jõua ära oodata, et uusi mänge mängida, et teil oleks lõbus vaadata. Aitäh!